Täna sisenen Korjuküla maadele põhjasuunalt, kus selja taha jääb Sookalda küla ja Paadremaa mõisa varemed. Rüüsma Silver viib parasjagu oma hobuseid ühest külast teise. Hobused olid mõne nädala jagu mõisapargist söömas. Siin sootee äärses kraavis voolab Korju jõgi, mille looduslikku sängi kunagi kraave kaevates muudeti ja nii suunati veevool siia tee äärde kraavi. Koos jõega jookseb piki kraavi külade vaheline piir ning siit kiviteed mööda üle kraavi minnes oledki märkamatult astunud Sookalda külast Korjukülla. Vähemalt tänapäevaste kaartide haldusjaotuse järgi. Mõnedel andmetel oli siin kunagi hoopis Pansitee ja Pansiküla. Üle kraavi vasakut kätt on Kullamäe talu varemed. Ja siinsete elanike perekonna nimi oli Koppel. Selle perekonna nime järgi mina olengi kogu aeg teadnud seda Kopli taluna. Sellest talukohast vasakule ja ka paremale jäävad kunagi ammusel ajal mõisa juurde kuulunud hoonete varemed, mis olid varemed juba nii kaua, kui mina mäletan. Mul pole õrna aimugi, mis otstarve võis nendel hoonetel kunagi olla. Paremat kätt on Kivitalu maad ja see koht on tõesti oma nime vääriline, sest siin maadel on hulganisti suuri kive. Kunagi lastena käisime koos vennaga siin kivide ja kadakate vahel muulukaid otsimas. Siin on elanikud olemas ja koht on hoitud. Kivitalust edasi elab päris uus asukas, kes vaid mõned aastad tagasi endale siia koha ostis. Hobused on, heinade omasinad on, aga pole enam inimesi, kes neid omavahel ühendaks. Veel 50 aastat tagasi kasutas ka minu vanaisa selliseid masinaid, mis siin kivihunniku otsast roonivad mälestusmärgina möödaniku meenutuseks. See on Konnakrooksu, mis ei ole selle koha ajalooline nimi. Urve Martinsoni mäletamist mööda oli selle koha nimeks Lillemetsa. Siit umbes 100 meetri kaugusele jäävad mäekivi varemed, aga seekord lähen teist varemat teed mööda. Kui seda rada mööda siin oleks hobused käinud, oleks see juba täiesti kinni kasvanud. Üle Võsakõrgu kuus korjentiiriks jõudsin Pajusaare talukohani. Suur ja uhke kuus valvab koha üle, mis oli kunagi kellegi kodu. Olen väga tänulik siin töötanud metsalangetajale, et ta kuuse ja viljapuud alles jättis. On suur asi, kui varemete juurde on alles jäetud kas või mõned puud tollest ajast, kui siin veel hooned püsti ja elanikud sees olid. See tee on siin nii vaevalt aimatav. Siin on koht, mis ühtedel andmetel oli Pansi ja teistel andmetel oli koha nimeks Parise ning Pansi oli hoopis külanimi. Siin on ümbritsevast maapinnast kõrgem üsna selge piiriline astang. Hiljem juba teab mitmendat korda kaarte uurides süveneb arvamus, et siin pidi mingi hoone olema. Nii selgepiiriline ristkülik ei saa olla looduslik moodustis. Ka siin võib kiita, et viljapuud ning kõrged kuused ja kased on metsategijate poolt jäänud puutumata. Väga loodan, et jäävad ka edaspidi. Paljud kohad on looduses leitavad just tänu puudele. Siit kulgeb vanatee jälg kerge kaarega idasuunas ja viib Õispuu juurde ning sealt edasi Rüüsmaale. Vahepeal sain Martinsonide käest teada, et Õispuu oli perekonna nimi ja kohanimi oli Kiviselja. Kui siit nüüd tuldud teele tagasi vaadata, siis
see on küll vaevu aimatav, et siit mingi tee on olnud. Kohanimedega ja isegi külanimedega on päris palju segadust. On kohti, mis on omavahel kokku liidetud ja nii on nimesid kaduma läinud. On jällegi kohti, mis on lahku mõõdetud väiksemateks tükkideks ja need tükid on saanud kõik uued nimed. Kirjalikke allikaid on kahjuks väga vähe leida, kui üldse. Ja need kohad, kus ma täna käisin, minu teada on Korjuküla. On olnud kuulda ka arvamusi, et see on Pansiküla. Võimalik. Aga võib-olla on sellega ikkagi ka mingi eksitus. Sest on inimesi, kes arvavad ka, et Kõlliste oli küla, mida ta tegelikult ei olnud. Kõlliste oli väga suur talukoht ja sellele lisaks uuemal ajal tuli juurde ka Kõlliste uue toa. Kuidas seal arvati, et sellest küla sai, ma tõesti öelda ei oska. Mul on koopia isa tehtud kaardist. Isa tegi selle kunagi papitüki peale ja ma olin sellest nii vaimustuses, et ma võtsin tüki kalkat ja kopeerisin selle endale ka. Papitükile joonistatud kaart ei ole kahjuks säilinud. Isa on hiljem kasutanud minu tehtud koopiat ja siia juurde kirjutanud. Loomulikult ei ole see kaart õiges mõõtkavas, sest tollal ei olnud ju võtta selliseid kaarte nagu tänapäeval. Isa on selle kaardi joonistanud inimeste ütluste ja oma silma järgi, nii kuidas ta looduses asju paiknemas nägi. Siin on Tõusi. Siin Paadremaa küla, see on Paadremaa jõgi, siin on kirik, siin on Soogalda küla ja siia jääb siis Korjuküla. Roodeviku tee, Paadremaa mõis. Ja siit siis täna käisingi. Ja tõepoolest isa on ka siia kirjutanud Pantsi tee. Aga siia ta on kirjutanud ikkagi kohanimeks Pansi ehk Pantsi. Lisaks sellele kaardile on natukene infot siin ühes kaustikus, mida isa on kirjutanud minu vanaisa Martin Aksini ütluste järgi. Ja siin ei ole selle kohta muud kui Pantsi Poolai ehk siis Poolai, kes seal elas. Hendrik Poolai, Anna Poolai. Laste koha pealt on tühjus seal, aga edasi Anna ja Karu, Helmi ja Karla, Alfi, Arno või Anna. Raske on isa käekirja välja lugeda. Pigem nagu on siin küsimärgiga Arno. Siin on ka üks pilt kalmistult Lingude hauaplatsilt. Ja selle järgi ma vaatan, kuidas nimed keeleliselt muganduvad. Mina teadsin Linguliinet, aga siin ma näen, et on hauakivile juba valmis kirjutatud Liina. Ja ta ise siin hauakivi kõrval ju istub. Liine ehk siis Liina. Isegi isa on siin kirjutanud Ling, Aleks, Liine. Laste kohale ta on kirjutanud ainult Alder. Kahjuks ma ei loe siit pildi pealt välja aastaarve. Kindlasti tuleb ette vigu, sest paljud nimed on mugandunud või ajas muutunud või ka muudetud. Ja inimesed ka mäletavad erinevalt. Praeguseks on siiski iga infokild, isegi kui see juhtub olema pisut vildakas, ikkagi
väga-väga väärtuslik.